Hiliskapitalistlikus ühiskonnas, kus valitseb esemete ületootmine, milline süsteem tundub üha rohkematele inimestele ökonoomiliselt ja ökoloogiliselt mitte jätkusuutlik, on osa kaasaegsest kunstist läinud seda teed, et kaotanud kunstiteose kui materiaalse objekti. Raivo Kelomees on sellel teemal kaitsnud doktoritöö ja avaldanud raamatu. Kunstiteoorias on šikk viidata Bourdieu suhteesteetika teooriale. Sellise kunsti radikaalseim esindaja on vast Ino Siegel, kelle printsiip on hoiduda kunsti tehes üldse igasugusest materiaalsusest, kaasa arvatud kataloogid, dokumentatsioonid, pildistamised ja nii edasi. Ainus, mis järele jääb, on siis näitust külastanud inimese emotsioon ja mälestus. Kui iga ajastu on endast maha jätnud teatud hulga kunsti materiaalseid objekte, siis immateriaalse kunsti probleem või nii-öelda viga või puudujääk võiks olla strateegilist laadi. Mida jätab meie praegune ajastu maha tuleviku jaoks? Kui kunst seab endale eesmärgiks suhestuda vaid reaalajas oleviku inimestega, haihtudes ise õhku või jättes maha kuhja nii-öelda surnud mateeriat, traadijuppide, kasutu riistvara ja muu sellise näol, sest tehnoloogia areneb ju edasi, siis kuidas võiks meie praegune kaasaja immateriaalne kunst kommunikeeruda tuleviku põlvkondadega ja kunstiteadlastega? Kuidas saata intellektuaalset sõnumit veidi kaugemale kui praegune reaalaeg?